Järgmine palun. Alati, kui ma peole lähen, kardan, et ma ei meeldi inimestele. No kas pole jabur? Kas teil ei ole olnud kunagi seda närivat tunnet? Või te kardate? Peale minnes mul alati selline tunne, nagu terve maailm oleks minu vastu. Ma olen terve elu elanud sõjakoolis. Mu ema ei saa mind ka enam enda juurde võtta ning ta lihtsalt ei tea, mida muud minuga peale hakata. Te ei tohiks minu ema hukka mõista. Ei, muidugi mitte. Mu ema on tegelikult väga tore inimene. Ma olen kindel, et kõik lapsed ütlevad, et nende ema on ilus. Aga minu ema on päriselt ka ilus. Ükskord me olime koos. See oli 2 päeva San Franciscos. Me olime 2 päeva koos nagu armukesed. Need 2 päeva olid parimad hetked minu elus. Siis jõudis kätte aeg minna tagasi sõjakooli. Kasarmusse minnes tundub mul alati nagu tabaks mind nagu depressioon. Need kasarmid paksud kiviseinad. Ma
arvan, et te saate ju aru, mis ma mõtlen. Saate ju? Ma usun, et ma olen teid piisavalt hüüdanud iseendast rääkimisega. Tänan. Monoloog oli nendendist pimedust trepi ülemisel astmel. Ma tean. Tänan. Täiesti ausalt öeldes, mul läksid viimased erad päris sassi. Ma olen närvis natukene. Kui te lubate, siis ma võiksin täiesti uuesti proovida ja... Sul läks päris hästi, Mikko ma ei eksi, jah? Jah. No tänan. Muidugi. Mida sa temast arvad? No ta pani kuulama, mulle ta meeldis. Ja? No ma arvan, et ta on sees. Ja kui palju nendest, mida sa täna kuulanud oled, välja jäävad? No mis tea, mõnda veavad närvid alt, mõni pole lihtsalt lavale loodud. Lavakunstide kooli sisseastumist katsetajal on mul väga hea meel, et ma õpetan inglise keelt. Ja ma ei pea ütlema ei muusika, tantsu ega draamaosakonnas. No peab sul. Ja rutsun. But professional, I know, you know, we're sophisticated at loving, 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 but professional. Väga hea, tubli. Tänan teid kõiki, aga 69, kuidas on teie nimi? Iiris. Iiris, väga meeldiv. Teil on väga hea ettevalmistus. Ma tean, Iiris, peaksime algama algusest peale. Oled sa selleks õige? Mul pole valikut, sest et just siit saan ma pääsema oma terve tantsukompaniisse. Vabandage, õpetaja, kas te oskate mulle öelda, mis aastal see kool loodi? See kool loodi siis, kui minu vanaema veel noor oli. See ehitati 1908. aastal tuletõrjede Foxtere. Ja kui keegi sellega enam midagi peale ei osanud hakata, tehti sellest koolimaja. Mis ära? Ühta Kitt lõpetas selle kooli 1948. aastal ja 4 aastat hiljem oli ta juba Hollywoodis. Ja Laisami 4 lõpetas selle kooli ja Al Pacino lõpetas selle... Fredi Prints! Fredi ei saanud hakkama, tema me pidime välja viskama. Oot, aga ta ometigi tuli siia tagasi, oma vanasse kooli. US Cadillac Eldorados. Need blondid tšikid veel kaala ümber tekkimas. Seda me mäletame küll, jah. Oo jaa, mind vaadatakse ka nii, kui ma kord selle kooli lõpetan. Ikka alt, üles. Aga kõigepealt pead sa sellesse kooli sisse saama. Loomulikult, ma pean siia sisse saama. Fredi vanasse kooli. Sest ma olen ju sündinud kellekski saada ja no kõrgele lennata saan. Elada, olla ja jääda, kõike mind näed, ma olen staar. Taevale on lootuses tähti. Oo jaa, neid saab seal miljoneid. Kuumimalt kõigist ma kiirgan, sind kõrvetadagi võin. Fredi parkis jah oma auto koolimaja ette ja blondiinid rippusid tal tõepoolest kaelas, aga siis mõned kuud hiljem lasid oma pea sodiks. Ja kui me poleks temaga nii karmid olnud, aga kui me poleks teiega karmid, kas meil oleks siis Laisami Mellisid ja Al Pacinosid? Tähelepanu, kui te olete katsetel läbi kukkunud, siis lahkuge kohe. Meil on veel väga palju inimesi üle vaadata. Mu jalad on nii lühikesed nagu jõehabul. Ja kui ma närvi lähen, higistan ka nagu jõehabu. Ma tean, et ma saaksin hakkama, kui mul oleks parem figuur. Sulega oled käsivad mul laulda. Tulin siia ainult tantsima. Taha laulda. Need on lavakunstid. See tähendab näitlemist, tantsimist ja laulmist. Aga ma ei oska üldse laulda. Pealegi, tunnen, et isegi mu juuksed läheb pea suur. Kuulge, kas me peame seda kõike tegema? Sellest on kasu või vähe. Kas sina teed seda kõike? Mina teen absoluutselt kõike. Sain läheb kindlasti segami. Kogu mu pere on suured fondid, see pole minu süü. Tüdrukud, tantsuosakonda. Teil on tantsuosakonda, jah?
Kuidas on teie nimi? Vabandust, mis teil pole ta nime vaja. Ta on ainult minu tantsupartner, me oleme koos tantsu harjutanud, aga mina näiteks kandideerib. Shirley Mullehalland, 2 L-iga, ma täitsin kõik teie paberid ka ära. Ja siin on kirjas, aga tema ei lähe enne minust mööda, kui on tema vähemalt oma nime öelnud. Leroy on tema nimi. Palun ärge paluge tal kirjutada, ta saab selle peale väga pahaseks. No, kas ta vähemalt rääkida oskab? Mr. Leroy, kes ma küsin su perekonnanime juhuks, kui sa tahad ikka proovida hiljem, nii et ole hea. Ega mina ei tulnud siia proovi. Shirley tahab tantsida, mina tulin teda siia aitama ja kõik. Selge? Ma ei tulnud siia kauaks. Johnson, Leroy Johnson on tema nimi. Kas me palun võiksime nüüd minna? Ei, tema ei lähe enne minust, need on, kui tema on oma noa ära andnud. Ei mõtlegi. Sa saad selle hiljem minu käest kätte. Kas sa tahad seda? Jah, ma tahan seda. Kas ma pean sulle seal andma kindel? Anna see mulle kätte. Vaata, et seda sisse ei vedi. Tänan sõprud ja kõike. Pole miskit. Mul on pinges. Sa seda paremini mägitsid, aga see oli suurepärane. Aga palun järgmine. Tere. Kas ma võin mingit tõelist muusikat teha või pean ma kah neid vanasid kändusid mängima? No kuulake. Ma võin siia gitarrikäigud ka lisada veel. Nii. Ma arvan, et ei ole praegu vaja. Vaatame pärast, mis me sellest teha saame. Tänan. Vaatame, kas sa tänad mind ka siis, kui sa järgnevaks 4 aastaks me juurde muusikateooria tundi tuled, kus me 4 aastat Mozarti, Beethoveni, Brahmsi, Mahleri, Bruckneri, Bachi, Berliozi, Bizet ja nii edasi teiste niinimetatud vanade kändudega veedame. Ole ometi nii karm, oleme kõik väga palju harjutanud. Sul on hea diktsioon, sul on õige tempo, sul on ainult väga julged seda kõike esindama. Sa ei saa nii olla. Stopp. Kas ma saan midagi? Mulle öeldi, et ma pean registreerima sisse. Kes teie olete? Tema ema loomulikult. Tahaks 25. Raamus, 18. Natuke, see on kedagi vaja. No, minge lavale. Ja kuhu sina tuled? Seda oli ette arvata, ma ju teadsin. Siia ei tule ju tehisemasid kaasa. Tõesti arvad, et ma oleksin siin siia üksi lasknud. Kus ma olen tita või lollike, keda ei või üksi kodust välja lasta. Ja see, kuidas sa sundisid mind riidesse panema, sellest tuleb minu elu kõige hullem päev. Me peame head välja nägema. Head välja nägema. Ema, ma näen välja nagu pika patsiga Lotte, isegi puukingad on jalus. Kena Lotte. Minu monoloog on teosest nimega tõestus. Minu seletus asjast on... Doris, jah, võta rahulikult, tead. Selles olukorras tuleb keskenduda
sügavalt hinge tõmmata. Ja siis, kui sa oled valmis, siis rahulikult räägi meiega. Eks? Teeme nii. Mina seletan asja nii, et kui vanemad hakkavad lahku minema, siis nad kõik saavad ühesuguse tegevusjuhendi. Kui minu vanemad hakkasid lahutama, siis nad ütlesid mulle 3 asja. Esiteks, see ei ole minu süü. Teiseks, see ei ole minu süü. Kolmandaks, see ei ole minu süü. Kuid ma ju tõesti ei usu seda. Mitte ükski laps ei usu. Ma ju olen näinud teie pulmapilte, kus te näete nii kenad välja ning naeratate teineteisele. Teil on silmi ainult teineteise jaoks. Kuid mis siis tegelikult praeguse ja tolle aja vahel juhtus? Ma tulin siia ilma, muutes teid tujukaks ja murelikuks ja väsinuks. Ma panin issi kaotama juuksed ja emme lausa 10 kilo kaalus juurde võtma. Ja kusagil siis te lihtsalt lakkasite teineteist armastamast. No te ju oleksite mulle võinud vähemalt öelda, et esiteks, õnne on raske leida. Teiseks, ära tee samu vigu, nagu meie tegime. Ning kolmandaks, võib-olla see natukenegi on minu süü. Tahate, et ma olen aus? Olge seda kõigepealt ise. Kuhu nüüd oota. Sina jääd nüüd siia meie juurde. Mine. Tere! Armasta mind, millal sa peale ei lahku siis. Minu hinge valgusta kaunis päiksekiir. Armasta mind veidi veel, öine unistus. Sinu jaoks end hoian ma. Armasta vaid mind. Kust sina nüüd välja tulid? Kus sa varem laulnud oled? Ma olen terve elu oma isa restoranis laulnud ja ongi kõik. Tõesti, jah? See oli päris muljetavaldav. Nii et ma sain sisse, jah? Järgmine. Hea uudis on saabunud. Mina olen siin. Vaat kui tore. Ja sina kandideerid siis kuhu? Kuhu? Muusikaosakonda või? Just, muusikaosakonda. Kes teid saatis? Minu isa. Ta on mänginud sümfiorkestrites üle kogu maailma. Väga kuulus mees kunagi. Ja mis pille ta siis mängis? No tema mängis mitmeid. Trompetit, erinevaid metsloomade sarvi, kirve, põdra, metsa, inglise ja kitarri mängis. Inglise? Just. Ja mis ta veel mängis? Veel? Noh, viiulit ka natukene nüüd. Osaliselt. Ja mis ta teile siis õpetas? Mulle? Näed, küsite? Muusikapillide kuningat. Löötspilli. Esitan teile Aseri okteti 3. võtmes. Tegelikult sul on lõpp ka välja mõeldud. Sa lähed niisugune üles ja siis tuleb uuesti niiviisi. Tuleb olla tagasi, jah. Ja. Kas teile meeldib tantsida? Tantsida? Ma armastan tantsimist. Mingigi proovige tantsiosakonda tantsida. Okei.
keemiatõlge või alles mõnele sellele lollile. Ta kindlasti tahab seda. Ma ei tundnud mingi numbri pärast, üldse pole aega. Mulle meeldib see kell. Muidugi, mul on vinged kellasid. Vahest võiksid vait ka olla. Jälle on halb. Emme ja isi tegid minust halva mehe. Kaua peab veel ootama? Kaua. Kui tantsida tahad, siis oota oma järjekorda. Kus ise? Kuule, kus lähed? Sina peesid, ta tõesti. Tule. Mida? Tead mis, et mina ei tundnud siia mingi järjekorras seista. Ma olen töötav mees, tema sinab tantsida. Ära seisa. Davai. Ära seisa järjekorras, mine tantsima siis. Plats on sinu päralt. Vaba, näita, mida sa oskad. Ütle, miks istud siin hämaras toas? Narlõbu tõesti see. On maailm kabareeni suur. Ootab meid kabareen. Tere tulemast. Sel aastal saime rohkem kui 1000 sooviavaldust 200 vaba üliõpilaskoha peale. Sooviavaldusi tuli üle kogu meie riigi ja
teie saite sisse. Õnnitlen! Järgmise 4 aasta jooksul on teil ainulaadne võimalus kunstide sisse sukelduda. Te saate olla ettekavatsenud, originaalsed, ennekuulmatud ja ennenägematud ja te saate sellega ju lahedalt hakkama. See on kõik vale. Teie jaoks on kõik 2 korda raskem kui mõne muu kooli valivad noored. Hommikuti hakkavad toimuma kunstiained, peale lõunat tuulid akadeemilisi aineid ja õhtul on harjutamine ja veel kord harjutamine. Ja see teeb kokku 3 osa ja siia ei ole lisatud eksameid, koduseid töid, arvestusi, esseesid, kirjandeid. Linjala rahuldava, et olete siit läinud. Ja ei mingid erandeid ja las ma teen ühe asja väga selgeks. Meid ei huvita teie soovid olla vestlussaadetes, punasel vaibal kõndida, ajakirjakaanel poseerida. Siin te õpite valitud eriala, te õpite ametioskust, te õpite, mida tegelikult kunst tähendab. Kui te otsite kergemat otseteed, otsite tühist kuulsust, siis ma soovitan teil kohe lahkuda. Välja jäi väga palju andekaid noori ja keegi kohe juubeldades võtaks koha teie hulgast. Kellegi koha teie hulgast. Te kõik tahate kuulsust? Feimi? Hästi, aga tõeline kuulsus maksab. Ja just siin te õpite selle eest maksma. Suurepärast aastat. Balleti algkursused iga päev esimene tund. Mis asi see veel on poest käigu nimekiri või? Tead, see on tantsutundide spetsrietus. Mis siin on siis? Tuusid, trikood, säärised, karakterkingad, varvaskingad ja lisaks veel džässkingad. Halloo, kas ma olen nende meelest mingi seksijäline kärri või? Osa varustust on kooli poolt. Mina igatahes küll trikood selga ei pane. Ei tea, miks. Sest loodus on mulle heldet varustust andnud. Mees, sa peaksid seda Karmenit trikoos tegema. Ta näeb nagu uskumatu välja. Nagu sõjaprintsessiks see enam midagi. Sa kuuled mind ka, eks? Ja. Ma ei leia oma näitlejatöö endaga õpikult. Jõu Karmen, mu pipratrikike. Mis sa arvad, kui läheks õige laupäev välja? Aga mis sa arvad, kui ei läheks? Come on, me oleme üksteise jaoks loodud. Sina näed hea välja. Mina näen hea välja. Sina oled lahe. Sina ei ole. Vastu, okei. Mängib sellist mängu siis. Sellised naised mulle meeldivad. Aga Karmen, räägi, mis tähtku just sa oled? Sinu jaoks oleme üks kaljukindel ei. Ei. No, ¿por qué? ¿Por qué, mi amor? Ainult minu jaoks. Ei. Nick Piassa, ma olen Doris. Ma käin sinuga ühes draamaklassis. Ma olen näinud su hambapasta reklaame. Sa olid seal super. Ma ei ole selle reklaami üle just eriti uhke. Miks? Sa just peaksid olema. Ma ei tea, ma küll vist sureksin ära, kui ma telereklaamis peaksin esinema. Tead, sa kõlad täpselt nagu mu ema. Saad sa Tomik 3-aastasest saadik ja ta on ühed konkursid teisele, alustades koera krõbuskitest ja lõpetades hambapastaga. Palun väga vabandust, et ma kohe üldse ei mõelnud seda nii. Lihtsalt see, et su ema on ka kuulus näitleja ja ma mõelnud, et sina vähem parem näitleja oleks. Ja siis seega, et sa oled nagu professionaal, sa oled nii edasi jõudnud, sa oled mingi telereklaamides ja filmides ja palun väga vabandust, ma ei mõelnud seda üldse nii. Sa ei saa aru. Mina tulin siia ühe kindla eesmärgiga. Ma tahan saada ehtsaks näitlejaks. Mitte lihtsalt mingiks labaseks telenäoks. Ja see, et minu ema on võib-olla kuulus näitleja, sellest ei ole absoluutselt mitte midagi. Minu meelest on ta suurepärane. Kas sa oled teda lava peal ka näinud? Ei ole, aga ma olen temast kuulnud. Ma ei teadudki, et elab New Yorgis. Ta ei ela nii. See tähendab ainult paberitel. Tegelikult on ta enamuse ajast ringi reistel. Ta saadab mulle ja doktor Goldinile raha.
doktor Golden on sinu kasus, jah? Mitte päris. Ta on minu psühhiaater. Mul on kerged probleemid. Nojah, mul on ka probleeme. Sinul ei ole midagi viga. Selles see viga ongi. Kõik siin on nii värvikad ja karismaatilised. Mina olen aga täiuslikult tavaline. Tavaline nina, tavaline hääl, keha. Ma ei mõista, mida ma siin teen. Sa tahad saada näitlejaks? Just. Aga näitlejad on nii leegitsevad olendid. Mina olen aga sama leegitsev kui soolakringel. Ei, Doris. Tead sa, Doris, mõndadele inimestele isegi meeldivad soolakringid. Issand jumal, ta naeratas mulle. See seal naeratab kõigile. Ja siis ta tegi silma ka veel. No, see on juba närvidest. Siis ta ütles, ei, Doris. Tõsine lugu, kas pulmapäev on ka juba paigas? Mis sa nalja teed? Doris, sa pead töösse tõsiselt suhtuma. Kuula seda, Doris. Kuula Stanislavskit. Keda? Stanislavski. Ta rajas 1887. aastal Moskva kunstiteatri. Kuula seda. Näitleja peab õppima kasutama maagilist sõna kui. Mis saab kui? Sellest hetkest, kui mängu tuleb see kui, liigub näitleja ühest reaalsusest teise, mille ta enesele loob ja ette kujutab. Sellesse teise reaalsusesse usudes suudab näitleja hakata looma. Või nimesid luua ja imedest teatrisaalsed täis ja noormees ka saali viimses reas. Äkki vaikseks jäi. Nimesid luua, sõnade sünnib laulupiir ja iga muudilt laulub fraas. Elu lõpeb siis. Ei takista mind alles ükski piir, kõik klassikud las oodaku mind veel. Brecht ja Harold Pinter, Sophokles, Eugene ja näha, mis on peitumas mu sees, just nagu Al Pacino või De Niro. Lapsepõlve iidol saabub päev, mil suuri rolle teeb. Või nimesid luua, või alles ka kergemeelne näin, ei ole ma pelgalt olenud. Ning on kunsti täis. Või nimesid luua. Tere hommikust, väiksed konnapojad. Võtame stange äärde. Alustame tunniga. Meile väike reverans. Ja. Väga meeldiv. Подманган tüürsete ristina. Ja. Hingan. Ei hingelda. Ja. Vaatman, sirkväkka. Olla nagu luik ja mitte nagu inetu pardipoeg. Väga ilus. Pööre. Pööre. Tubli. Te oleks nagu uisud täna jalga jäänud. Mis teil täna viga on? Kõht nii tühi. Nii tühi. Mida ma teen, saad 3 tundi katvatad veel. Ja. Üks.
poolselt sirutasin ja neile veel. Ja nüüd tuleb minu kõige ilusam koht. Pordebra taha, pordebra, 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 pordebra. Noormeest olete nagu traktor meie tunnis. Issand jumal, need on ju nii lihtsad liigutused, kuidas sa hakkama ei saa. See on täiesti naeruväärne. Ma ju proovin, sa ju näed, et ma Sa ei proovin. toeta mind ätitud promenaadis. Mida sa vatra? Ma ei oska prantsuse keelt. Teadus on tehnilised terminid ja iga tantsija teab neid. Kas sa õpetajat üldse ei kuula? Ma olen harjunud hip-hopiga, ma olen chillima. Oota, kuidas sa seda prantsuse keeles ütled? Hip-hop. Ja peagi, tead mis? Mind ei huvita sinu Chevrolet. Tead, need on kabrioleed. Boss valis just minu koos sinuga kostüümi peale esinema. Ma lähen hulluks. Kuule, mine jah veel parem ju perse. Tead, sina pole vaitli õppi üldse rääkima. Alustame otsast peale. Palun ronde champarterre anteoor. Ronde champ 3 peale. Kuule, need sinu ronde žaarid. Jaa! Täiega igavene. Ronde champ Tead mida? Klassikalist tantsuda õppida samal eesmärgil, mis me õppime Bachi muusikat. Võta seda kui muuseumi külastust. Miks sa peame seda nagu niimoodi tegema? Miks sa või seda pingestatud ja tempokad nagu kesklinna liiklus? Kuulge noormeest, olete selle peale natukene mõelnud. Ta mitte ainult ei mõelnud, ta tegi täiesti uue tantsu. Kui te vaevalt, et seda näha tahate. Miks mitte näita?
kuule, äkki läheks ära? Läheme bussile. Tule. Grillkanna, kartulikrõpsud, šokolaad. Halloo! Kas sa kavatsid selle kõik alla ajada või? Arve, ma olen proovinud kõiki dieete, aga ma lõpetan ikkagi hoidumisdieediga. Ja kuidas see veel käib? No vaata, kohe kui ma toitu näen, siis ma hoidun dieedist ja saan sööma. See oli nadikarm. Ma naeran. Kuidas sina seda üldse teed? Sa ei lähe mitte kunagi paksuks. See on eriliste tablettide võlu. Erguteid igal hommikul ja olen valmis tegutsema. Kas sa ei karda, tähendab ei arva, et need on ohtlikud? Kindlasti on, aga mis see muretseda? Ma olen noor, ma olen terve ja sündinud, et kellekski saada. Muideks, minul on vaja homme puududa. Ma lähen rollikonkursile. West Side Story on see uusi tegelasi ja mineks perfektne Anita. Aga rollikonkursid on koolis ju keelatud. Ma muretsen ainult 3 asja pärast. Need olen mina, naise ja mina ise. Te veel näete mind valgustabloodel. Rahvas karjub sedele, karmen sedele. Inimesed tuleb külmavärinad, kui nad mind näevad. Naised reageerivad mul alati nii, ikka riideid seljast loopides. Kao välja! Lähme hiljem musid. Karsi listab alati nalja. Teeb nalja ja vusserdab. Ma ei saa aru, kuidas ta üldse siia kooli sisse. Äkki ta on kloun? Mina arvan, et ta varjab oma sisemist valu. Mis sisemist valu? No, kõigil on oma sisemine valu. Iiris, oota. Saan aru, et ma ei oska vabandada. No, sest ma ju ei tea, mida ma valesti tegin ja no ma olen selline, nagu ma olen ja rikaste tipidega ma ei oska olla. Jätale roll. Ma ei ole rikast perest, ma suutsin vaevu endale need balletisussid osta. Usu ma sind, ma ju nägin, kuidas sind iga hommik pika musta libuga kooli tuuakse. Tead, mu isa on autojuht. Ta viskab mind lihtsalt hommikuti enne tööle minekut kooli ära. Ja prantsuse keelt ei oska ma ka. Aga mis mängu te siis mängid? Tead, Roy, et ma ei oskagi mängida. Kas sa mõistad, et ma ei ole mitte kunagi mänginud, ma olen terve elu ainult tantsinud. Näiteks, ma ei ole kunagi kohtumas käinud ja mul ei ole kunagi oma poissi olnud. Ma ei ole kunagi kedagi suudelnud ja ma ei ole seda soovinudki. Kuni meie viimase tantsuni sinuga. Äkki ma saan sind selle koha pealt aidata? Võib-olla saan ka mina sind kunagi tulevikus aidata. Oma armastusseenid, muide, hoidke palun draamaklassi jaoks. Vabandust, õpetaja, me olime tülis ja leppisime just ära. Teate, järgmine kord proovige lihtsalt üksteisel kätt suruda. Muide, sa oled mulle kirjagi võlgu. 500 sõna minu lauale homseks. Mida? Mis lauale? Mis homseks? Mina õpetan emakeelt ja sina õpid selle keele ükskord selgeks. Ja sel pole mitte mingisugust tähtsust, kui armsakesed te olete või kui hästi te tantsite. Muide, see pole siin mingi Miki Hiire kool. Kas see on selge? Okei, saab teist. See on jumal. Kuule, Iis, saad sa mind nüüd aidata? Võib-olla. Kas sa oled lugenud Tappa laululestast? Nalja teed või? See on ju mu lemmikraamat.
see on minu lugu. Kus sa seda tead? Vabandust, ma kuulsin, kui sa seal ennist mängisid. Ei, sa oled väga ilus. Tähendab, sa mängid väga ilusasti, jah. Aitäh. Jah, palun. No, vanemad on sundinud mind mängima. Ja ma olen mänginud ka. Aga ma ei tea, kas see meeldib rohkem mulle või mu vanematele tegelikult. No kui see sind rahustab, siis minu ema näiteks ei teagi, et ma siin koolis käin. Ta arvab, et ma õpin kondiitriks või medvennaks või midagi. Aga kuna ta töötab 3 kohas korraga, siis ega tal ei ole aega minu asju uurida. Miks sa talle lihtsalt ei räägi sellest? No ta ei taha, et minust saaks näitleja või räppar või saad aru küll. Aga mis teema sinuga on? Sa ju mängid nagu Bach. Kas see on sinu stiil? Jaa. Ma ei tea. Mis? No tegelikult tõde on see, et ma pole midagi muud enne proovinud. Ja nüüd, kui ma kuulsin sinu muusikat, siis ma tundsin, et ka see meeldib mulle väga. Ja nüüd ma ei teagi, mis mulle rohkem meeldib, kas uus või vana. Mis vana? Mängime seda minu uut lugu. Jaa, mängime. Sa mängi alt ja ma mängin siit üleval. Oktavist, ei, jaa. Keldris istunud ja muusikat kirjutanud. No mulle meeldib keldris, mulle nii sobib. Kuule, ei, väga tore mees, et sulle meeldib, aga mees, see ei ole normaalne. Näiteks mina sinu asemel. Sina minu asemel, mina sinu asemel. Mulle see kõlad nagu minu ema, ta ütleb alati, et kui mina olin sinu arune. Tead, võib-olla ma arvan, et minu muusika ei meeldi inimestele. Kuule mees, no mida sa jaulad? Kuidas saad midagi sihukest väita, kui inimesed ei ole sinu muusikat kuulnudki? Ja kuidas nad seda kuulevad, kui sa neile seda ei mängi? Ja kui sa neile seda ei mängi, siis kuidas nad tunnevad ära sinusuguse talendi? Ja kuidas nad saavad sellele talendile anda auhindu, lepinguid, grämmisid, plaadid? Võib-olla mind ei avastatagi, võib-olla ma suren avastamata. Võib-olla tõesti. Võib-olla jah. Võib-olla saabki sinu kummitus hoopiski grämmisid. Võib-olla, jah. Kuule, aga kurat. Mis? Võib-olla tõesti. Mul on idee. Teeme bändi. Bändi? Ei, bändid ei sobi mulle. Mulle meeldib keldris, seal vaata ei ole üldse inimesi, seal on hea. Bändis on liiga palju. Ei, no mees, mõtle nüüd peaga. Selles äris on juba kohtralt raha. Ma näen seda juba ette. Erinevad pulmad, festivalid, bändid. Ei, mulle ei meeldi selline sahmerdamine, saa aru. Jäta kõik sahmerdamine minu oleks. Mina valitsen ja ringreisideks. Kavandan meile kostüümid. Kostüümid ka või? Väga hea sügis. No endale ma mõtlen midagi läbipaistvat, on. Sulle, Deniis, midagi sügava dekolteega. Ja sulle, Brunokene, midagi liibuvat või jah, üldse mitte midagi, sest sinu muusika. See on jumala vallatu ja no me peame inimestele midagi näitama ka, see nüüd. Nii et bänd ei ole bänd. Kuule, Bruno, aga ma mõtlesin, kui võiksime näiteks ju karnevalil esineda. Paljalt või? Just ta meeldib. Ei, mitte paljalt, vastupidi. No teeks näiteks nii, et mängime inimestele sinu muusikat ja vaatame, kas see neile üldse meeldib. Ja sellest on nii vastu. Jaa, tule, Raif, Kuule, aita. jaa, keevita meile midagi moodsat. Ei, kuule, las Deniis mängib. Las Deniis mängib ja meie mõtleme sinu. Okei, mõelge sinu. No nii. Sõnad. Sealt ta läheb. Sealt ta läheb. Just nagu jumalanna. Just nagu jumalanna kuldne staar. Oot, hakkab tulema. Ja sealt ta läheb. Oh, kuule super, pane kirja, sellest on veel hitt, ma ütlen sulle. No kes seda laulab? Oi, oota siia. Karneval peab seda nägema. Ja võib-olla laulab seda isegi karnevalil. Lähme. Tule, Bruno. Ei, Doris. Ma juba aiman, kes sa õhtul karnevalil oled. Kas punamütsike või 7 kitsetalle? Ma ei tea, ma mõtlesin, et võib-olla... Kuule, sinusugused ilusad tüdrukud ei peaks ju nii palju mõtlema. Kas sa tuled minuga, eks?
ja ma tulen, see tähendab seda, et ma... Vabandada. Mis on ema? Kas sul on ikka meeles, et täna õhtul annad sa Silburmannide pool peol? Ei, ema ma ei saa. Ma lubasin, et ma lähen täna karnevalile. Ja mina lubasin Silburmannidele ja ma triikisin ära sinu roosade paltega roosa kleidi. Ma ootan sind, Doris. Ma vihkan seda roosat kleiti, ma vihkan neid roosaseid paelu. Ma üldse vihkan kogu seda esinemiste asja. See on võimalus esineda, võimalus laulda. Sünnipäeva laulu 3-aastastele. Ja ema, ma kohe tulen. Tants. Kusi, mitmus. Kotti! Ma ei saa aidata, ma olen juba kostüümis. Kes sa siuke jälle oled? Mina! Ma olen Bond. James Bond. Oo, kallis Julia. Tuleb mehed, kellel on seelik seljas. Sünnib kellekski saada, kõrgele lennata saad, elada, olla ja jääda, ikka minna oled saad, talva lootuses hiilgab, tähtis on miljoneid, huvimad kõigest ma piirdan, sind tervet saada kiirdan.
Oi, see oli päris valus. Neid ei hoita. Aga võib-olla võtta siis hoopis see, kui mu isa asjad pakkis ja lahkus ja mu ema viskipudeli haaras ning kadus pooleks nädalaks. Tagasi tuli ta muidugi uue isaga. Aga noh, selles mõttes sellest polnud midagi, sest see vähemalt ei peksnud meid, nagu mu päris isa väikse söega tegi, kes nüüd siiamaani hooldekodus elab. Kuid positiivselt vaadata pole ka sellest midagi, sellepärast, et on ju ometigi 2 õde veel ja kasuisasid. Neid jätkub ka samuks. Tead, mis jama selle kooliga on? Siin on liiga ahistav. Vanglas oled. Sul on mõne õpetajaga jälle probleem? Mõne meelest ma ei ole piisavalt aus. Siis jälle illustreerin ma liiga palju. Homseks on vaja arendada emotsionaalset mälu ja mida kõike veel. Tead, aga vahest ma mõtlen, et võib-olla on meil seda kõike vaja. Räägi juba nagu nemad. Nagu nemad, Karmen, õpetajad ei ole mitte mingid tulnukad. Kusjuures vahest võib nende abist isegi abi olla. Sa tahad öelda, et minul on mingi probleem või? Ei, rahu, selles mõttes, et ma lihtsalt arvan, et sa ei pea kogu aeg sõdima. No ma olen selline, nagu ma olen. Võta või jäta. Okei, ma siis võtan. Mis sa ütlesid? Sa ütlesid, et võta või jäta. Ma siis võtan. Karmen, tahan, et sa teaksid, et sa meeldid mulle räigelt. Surra võiks! Just kordekas kaalusin 60 kilo. See on põhimõtteliselt sama, mis 90. See kaal peab katkine olema. Mu keha imeb rohkem vett sisse kui jupu Titanic. Ma ei jaksa enam, ma annan alla. Mis lahtsa siin selline on? Vaniljepuding, minu lemmik! Sa ei või seda süüa, sa oled tantsija. Aga miks sina siis seda sööd? Kes ütles, et ma seda söön? Ma ainult vaatan seda ja vahepeal nõusutan natuke. Proovi, aga ainult korraks. Ma tahan surra! Oh jumal, kas sa tead, mida ma pean iga päev läbi elama? Valusad lihased, ära tõmmatud selg, higi, laastrid mu veristel kandadel. Ja peale selle ma ei tohi mitte midagi süüa.
ma loodan, et vähemalt taevas ootab mind vaniljepuding. Looja, säästa mind vaevast, palun nii, et kaitseks mind taevas, mis tegema pean, et saaks kaalu jälgida. Sa tead, ma ei suuda lõputult nälgida. Looja, säästa ka vaevast, tee palun nii, et kaitseks mind taevas, mis tegema peab, et saaks kaalu jälgida. Sa tead, ma ei suuda ju lõputult nälgida. Looja, armu mulle anna, tekkise olen, kui kõik tantsijana. Looja, säästa ka vaevast, lase palun nii, lase kõige maitsest meie vaevus, mis tegema peab, mida ma seenal jäänuga. Sa tead, ma ei suuda vasta mind lõppvasta nälgida, meil nälgima. Looja, armu mulle anna, tekkise olen, kui kõik tantsijana. Kui selle kõige üle nüüd järele mõelda, siis ma ei saa aru, miks peaks üldse keegi tahtma saada tantsima. Meil on palju raskem tööd ja lihtist on kokku vaja. Teate, me vääname oma jalad paigast ja saame ju ikka vähem palka. Palka? Palka? Kuulge noored, te olete valinud vale elukutse. Ja sekretäriks, kokaks, kondiitriks. Maasikaid korjama. Soome. Jah. Teie kindlasti kunagi saate meele. Ja olgu jumal mulle tunnistajaks, ma ei ole enam mitte iialgi näljas. Kindel see. Tere päevast! Tere! Leroy, ma pean kahjuks ütlema, et sinu emakeele eksami tulemus on mitterahuldav. Sa kukutasid mind läbi. Ma tegin kõik ära. Ma isegi kirjandi viisin sinu lauale õigeks ajaks. Seda küll, aga sinu ja Iirise kirjandus oli märkimisväärseid sarnasusi. Miks sa siis Iirist ei süüdista? Aga Iiris on läbinisti 5. õpilane. Mr. Johnson, ma soovin sinu vanematega kohtuda. Mul pole vanemad. Ei ole. Nad läksid reisile Egiptusesse või Türki ja ei jätnud telefoninumbrit. Ja teie lõpetage. Sinu hariduse eest vastutavad ka nemad. Su lugemus on 5. klassi tasemel. Kas nad teavad seda? Ei. Neile on see küll üllatuseks. Nende arust olin ma 3. klassi tasemel. On naljakas või? On või? Ma kurat, mis on naljakas või? Lase lahti! Ester, see poiss teeb minu tunnis väga suurt tööd. Ta on motiveeritud.
potentsiaali saada suureks kunstnikuks. Suureks kunstnikuks, kes oskab vaevu lugeda. Et sellel pole mingit tähtsust, kui tegijad nad tänaval on või bossid mingisuguses gängis. Haridusministeerium ootab meilt, et kõik koolilõpetajad oskavad kirjutada, rääkida, lugeda perfektselt inglise keeles. Nad justkui ootaksid, et ma murran läbi mingisugusest barjäärist, mis on laotud fraasidest, ma ei oska, ma ei suuda, ma ei taha. Saa aru, ta on andekas ja me peame neid hoidma. Siin on sadu neid, kes tahavad saada tegijatest, aga nendes ei ole seda miskit. Me ei saa võrrelda Leroyd ja Nicoli. Nicole võib teha nii palju tööd, kui ta tahab. Temast ei saa mitte kunagi tantsida. Ma ei saa talle anda soovituskirja. Mitte keegi ei saa mitte kellegi teise eest otsustada, mis temast saab. Meil kõigil on omad lootused, omad võimalused. Ma tean, et ma olen teie meelest paks, aga ma tahangi olla selline, nagu ma olen. Kogu see kool on täis pisikesi kondiseid tüürukuid, kellel pole tisse ega tagumikku ja kelle menüüs on ainult jeetkoka. Ja siis nad ei saagi tantsida täiskasvanud naiste osi, saab mind oksele! Sa lõpetasid. Rahu. Saa aru, mina tahan ainult seda, et minu tantsijad oleksid hea tervise juures. Oled sina üks rumal tiisar. Minul ei tuleks mitte iialgi pähe endal kõhtu täis süüa. See ongi see, mis aitab tantsijaid iseloomu kasvatada, et saada suureks kunstnikuks. Oled sina siin loll? Ütle veel, et sa tahad tantsida kõiki klassikatki rolle enne, kui sa saad 21. Ütle, et sa tahad tantsida siis sellesid, kopeeliaid, uiluvaid kaunitare ja luiki. Sa tahad aplause Stuttgardis, Peterburis ja Monte Carlos ja siis sa tantsida vana aasta õhtu gaalakontsertile. Tahad, jah? Midagi sellist. Aga sa ei saa! Sa ei saa! Sest ma kuulsin, kui ta ütles, et ta ei saa selle soovituskirja kirjutada. Tema arvates ei jõua seal tantsijana mitte kuhugi. Ta ei ole seda sulle veel öelnud. Son, sa ei kuulnud seda siis või? Kurat! Kas sa nägid teda või? Ta on mulle algusest peale sitta rainud. Ma hakkasin talle vastu. Teate miks? Sest mina olen tegija. Ja mina elan siukest ellu, nagu mina tahan. Ja teen siuksed tantsud, nagu mina ise tahan. Sulle ei tea, kuidas mees kuskil tänava nurkadel peenraha eest tagumikku välistades või? Persse küll, võta võtti mõistus pähe. Elus ei tule kõik lihtsalt kätte.
siiani te olete harjunud esinema oma sõprade ja klassikaaslaste ees, siis täna hakkate te esinema selle armsa grupi täiesti võõraste inimeste ees. Ja nad kõik arvavad, et te olete kehvad. Ja see on suurepärane. Teie lähete lavale, teete oma koolitööd ja teete hästi. Minge. Ei. Kuule, kas teil seda Chicagos on või? Muidugi saab. Aeg oli raske siis, eks teil vaesuskriis. Oli öö nagu ikka siis, lööd kollerid USA-s. Ja see hetkel Chicago sai, oli kuusaks ülema. Al Capone on üldses boss, ellu pärt vaid mõni kross. Olgu laulnud selle laul, kes me seadust hoiab old ja ema. Ma esinemisvälja üle anda ühele meile väga-väga südamelähedasele inimesele. Meie muusikaõpetaja! See kõik on siin teie pärast! Sest sa oled koolist välja visatud ausalt. Kuule, ma ei tea, kas teil isegi on ju fonogrammi. Ega ütle nüüd, et ei ole. Ise andsite mulle seda täna. Kui mine kuu peale selle jutuga mees, no. Pikki varje lauta, käin üksi vaid, kus kõik tunded kaotan. Üht häält veel kuulen kõndimas teid, mõttenukker viis on see. Ma ikka sindas teen elas käe. Kas minust saab välja kuulata, kas saab kord päev. Sus peidus minu saatus, muusas on mu kadunud lootus, sest sind vaid kuulen kõndimas teen. Mõttenukker viis on see. Kuule, aitäh! Halvastavalt teha! Miks te meile varem laulnud ei ole? Sest mina olen õpetaja. Ei, te olite õhtutäht. Kas te esinete kusagil? Ei, mina ei esine enam midagi, mõned altuurad välja arvata. Aga te peaksite ju. Miks te lõpetasite? Miks? Mida? Miks te laulmise lõpetasite? See on üks pikk ja igav lugu, mees, sai taas seda kuulda. Päriselt ka? Päriselt tuli elu vahele lihtsalt. Vaata, ma tulin maalt linna, lõpetasin kooli. Käisin erinevatel töövestlustel, oi kui palju. Ja igal pool olid ühed ja samad näod. Ja siis ma ühel hetkel tundsin, et see ei vii nagu mitte kuhugi tegelikult. Okei, praegu, kui ma vaatan mõnda muusikat, siis ma mõtlen, et mina võiksin ka ju seal olla. Et tegelikult ma saaksin hakkama. Ja võib-olla ma oleksin pidanud omal ajal, siis kui ma olin sama noor kui teie, rohkem trügima. Aga mis sest enam? Mina olen mina ja
tegelikult teiesuguste noorte õpetaja on olla suurepärane. Hallo. Kus sa oled? Ma olen karaokes koos klassiga. Mida sul sinna eest oli? Õpiks klassikalist klaverit. Kas sa võiksid mulle öelda, kuidas kõrtsilugude laulmine öötundidel sellele kaasa aitab? No ei aitagi, aga see on teistmoodi ja lõbus. Lisaks me ei või midagi muud teha peale klaveri mängimise kunagi. Sellest, midagi muud tegemisest või lõbus olemisest me kokku ei leppinud sellist. Sa tuled sealt ära, juba võtad sa koolist ära. Punkt! Aga ma natuke... Hallo. Miks ta peab nii kuradi igav olema? Kogu aeg. Segab see sind või? Mind küll, aga sind ilmselt mitte. Sulle läheks ta just ikka täiega peale. Kuule, ta tahab oma tööd hästi teha. Kas sul oleks ükskord ainult töö lähemalt? Minu. Ma olen niigi klassi parim laulja. Ainus asi, mis minul vaja teha on olla õnnelik. Mis viga? Kas sa võtadki elu nii kergelt? Mina annaksin õige mida, et saaksin seista nii vabalt saali ees ja nautida nii täiuslikult nagu sina. Sa tõesti ei saa aru. Millest? Sellest, et ma ei tee piisavalt tööd või? Uisal on samasugune restoran nagu see siin. Ma olen seal esinenud sellest ajast saadik, kui jalad klaveripedaalideni ulatusid. Sa arvad, et see ei olnud töö? Mitte ükski esineja teeni rohkem jood raha kui esimese klassi müntsu. Sa ei saagi ju jääda esimese klassi müntsuks. Sa pead tööd tegema ning tahtma ka seda teha. Muidu ei jõua mitte keegi meist mitte kuhugile. Minule on Nick nii palju õpetanud. Ta on... See lilleke või? Istun vene teater on just kõike pabeemist. On just tatke mulle nii palju õpetanud. Lilleke? Kuule, sa ei mõtle ometi Nicki. Oled seda kunagi varem mõne tüdrukuga koos näinud? No, see on lihtsalt sellepärast, et ta suhtub väga tõsiselt õppimisse. Meie vanused ei suhtu kunagi tõsiselt õppimisse. Ta ei taha laulda. Keelust. Minu Nick. Ma arvasin, et me oleme sõbrad. Okei, mina hakkan nüüd minema, teie olge tublid, homme koolis näeme ja käituge korralikult. Jah. Nägemist. Doris, me oleme sõbrad. Sõbrad jah, aga mille pärast sa ei rääkinud mulle sellest? Ma ei saa praegu mitte millestki olla. Millest ma sulle praegu rääkinud ei ole? Tead, Nick, ma tahtsin sulle öelda, et see on täiesti okei, kui sa gei oled, aga lihtsalt sedasi kapis olles tunned sa ennast võib-olla natukene üksi. Doris, hallo. Mina ei ole gei. Millega sa üldse tegeled? Väljaspool kooli absoluutselt mitte millega peale näitlemise. Ma ütlesin sulle, elus nii palju muud peale lihtsalt ringi ahelemised. Milline õnn on armunud kuti, keda ei huvitagi tüdrukud. Pekki, kuidas ma sain nii loll olla. Tunnen ennast praegu nii nõmedalt. Tahaksin praegu ära suure. Uusi lahti tegid. Sarmukaan õunapuudel vahel ainult meie embuses piirnast. Kõrgel taevaga jo vastunud hingedes armastus lööb õitsele. Hoia mind, hoian sind õrnatuks su malevriin. Midagi muutuda ei saa, tunnetes, mis meie vahel tekib. Su rõõmus, naeratus, viimanegi kahtlus hingest kaob mul. Miskit enam muutuda ei saa, nüüd kui oleme me ühtelikud. Su rõõmus, naeratus.
tunnetes, mis meie vahel tekib, su rõõmus naeratus, raskematki tõkked pühiteed. Ma tean, mis ma pärast lõpetamist teen. Ma lähen Moulin Rouge'i ja pealegi mulle on alati meeldinud Prantsuse mehed. Mille juures vaba päeval! Kõik liisa juurde! Kas see menne suureks? Kas see menne suureks? Siis vaatad, mis juhtub. Tšau! Ma kuulsin, et täna on su viimane päev. Jaa, on küll. Nad vist juba avavad õpetajatega šampusepõdeleid. Oi, mingit šampus. Karmen, ma tean, et sul on olnud siin jamasid, aga kellelgi pole su lahkumise üle ju hea meel. Noh, ma lähen parem ise. Ei nagu mind kõlbmatuks tunnistada. Karmen. Anna andeks, Nicole. Ma ei mõelnud seda üldse niimoodi. Tead, sa oled väga andekas tantsija ja väga tore ja teistega nii arvestada. Saad kindlasti hakkama. Aitäh, Karmen. Olen vist tõesti. Tuleb leppida sellega, milline sa oled. Ma otsustasin, et pärast lõpetamist ma lähen tagasi oma ema tantsukooli ja hakkan õpetajaks. Teate küll, pisikesed tüdrukud ja poisid täis hindu ja lootust saada suurteks tantsijateks. Ralf? Karmen, sa lähed juba täna ära ja ma olen viimane, kes sellest kuuleb. Ära sina hakka mulle pinda käima. Karmen, noort. Sa oled mu sõber ja ma hoolin sellest, mis sinust saab ja mida sa teed. Sa isegi ei tunne seda tüüpi. Ralf, Elliot Green tuli New Yorgist uusi talenti otsima. Ja ta leidis minu. Ma ei saa seda võimalust kasutamata võtta. No ja mida see Mr. Show Business sulle siis kokku lubas? Ta on professionaalne mänedžer. See, et ma Elliotiga sellel peol kohtusin, see oli täielik saatus. Saatus? Kindla peale, kuule räägi. Kas see oli sinule saatus, kui sa peale kooli lõppu tema limusiini ronisid ja sealt pool tundi hiljem täiesti pilves näoga välja? Lärstud näeb, ma ei pane enam narkotsi. Jaa, kindlaks. Sa ju teed ise täpselt samamoodi. Töötad huvides, teed ööd läbi omi nalja. Võib-olla ongi sinus saatus olla stand-up koomik. Karmen, sa tead väga hästi, et ma teen seda ainult oma ema ja õdede pärast. Neil oleks millest elada. Teiseks, see on ainus asi, mida ma teha oskan. Inimesi naerma ja... Karmen, ma armastan sind. Sa saad hakkama. Homme, kui mina olen juba teel Dreamlandi poole, siis vaata aknast välja, ma lehvitan sulle. Kui sa mind tõesti armastad, siis ole minu õnnelik.
oleks vaja rääkida. Mida sa soovid, Leroy? Et kas te olete kunagi kuulnud Elvi Neilist? Ta on koreograaf, mis siis? Ta tahaks, et ma läheksin tema tantsutruppi. Õnnitlen. Aga ma ei saa minna, kui te mu koolist välja viskate. Tead, praegu ei ole selleks tõesti kõige parem hetk. Ma pean kooli ära lõpetama. Sa oleksid sellele pidanud pea mitu aastat tagasi mõtlema. Saa aru, et seal, kus mina tulen, pole mitte mingit mõtet sinu moodi rääkida ja lugeda. Mis iganes, Leroy? Võib-olla ma väljendus piisavalt selgelt, aga sa oled minu kallal täiega karm olnud. Mine koju, Leroy. Ma ei lähe pikemalt aega koju, aga sina seda ei teada. Minust saab tantsija, väga hea tantsija, aga sinu kibestumise ja rangusega ei saa. Kuule, kuidas su vanakarm ma kuulsin, et ta on haiglas ja vätke? Ma ei leia oma taskurätikut. Siin on minu oma. Teda on küsimas tema kehvasti. Mul on vinget taskurätikuid. Tead, anna andeks mulle. Sa olid ainus, kes üldse hoolis, mis ma teen ja sa tahtsid alati, et mul paremini läheks. See oli karm, aga ainult sina tahtsid, et mul läheks paremini. Sa olid ainus, kel polnud ükskõik. Leroy, kas sa üldse lugeda oskad? No mõnest sõnast siin-seal saan aru, aga enamasti on kõik tähed lihtsalt muntras ja sõnu kokku ei tule. Tead, ma arvan, et sul on lugemishäire. Seda nimetatakse düsleksiaks. Seda tõepoolest peaks kõik korras või? Ei, lihtsalt süsteemis on viga ja sellest on võimalik üle saada. Ega ma ei kavatsenud mingit troppi nagu minna lugemist. Oota, me võime iga päev pärast tunde tööd teha. Räägime sellest veel. Hei. Näe, see on sulle. Aitäh. Muide, hea, et sa tulid. Ma kirjutan just lõpuetenduse jaoks seda uut lugu ja ma ei ole nendest sõnades üldse kindel. Nimi on Las saabub homme. No kuule, midagi sellist. Bruno, ma ei tea, mis saab, kui mu vanemad saavad teada, et ma olen lõpuetendusel klassika asemel popmuusikat õppinud. Ütle mulle, kuidas nad selle üle elavad? Elavad, küll elavad. Koos minu emaga, kes ka alles lõpuetendusel ju teada saab, et tema poeg käib lavakunstide koolis ja et minust saab helilooja ja minu muusika päriselt ka meeldib inimestele. Las ma mängin sulle seda uut lugu, tule. Las saabub homme, algab päev. Las kõik näevad, et oleme juba me teel. Nüüd andkem käed, imekaunis muutus. Ees ootab meid, las saabub homme jalamaid. See oli väga hea, aga... Aga? No, välja arvatud see teine ja kolmas rida seal laulus, vist oli, et las kõik näevad, et oleme juba me teel. See kõlab nagu kuidagi igavalt. Ja see jalamaid ka seal lõpus. Seda küll, jah. Aga tead mis, proovime uuesti. Ma aitan sinna. No, proovime uuesti. Las saabub homme võlupäev. Väga hea. Juba
selle loo nüüd lõpuni. Niisiis, täna jätkame sealt, kus me eelmine tund pooleli jäime. Ehk ha-ha-ha. Ehk me kõneleme ha-ha-ha. Nendest valusatest hetkedest teie elus. Mil te tundsite, midagi muutus teie jaoks. Jah? Ole kena tulis, sina alustad. Nii, minu alushetk. Ma olin riietatud nagu suureks kasvanud Shirley Temple, roosas kleidis ning roosade paeltega. Ja ma laulsin palju õnne sulle sünnipäeva laulu paberist mütsiga 3-aastasele, kes istus vingerdades laua otsas ja tema ümber veel 14 3-aastast. Nad tegid jubedat lärmi. Samal hetkel, kui mu ema võttis välja fotoaparaadi, et see kohutav hetk igaveseks jäädvustada. See oli väga alandav. Ma ei ole ju mingi kloun. Mida sa õppisid sellest loost enda kohta? Ma õppisin seda, et mulle ei meeldi need peod ega Silburmannid.